Tere tulemast tagasi ja alustan euro USA dollariga neile, kellele meeldib Forexit kaubelda või analüüsida. Üks põhipaare ja miks ma täna selle teie ette toon, on just see, et ma tahan rääkida nüüd korrelatsioonist. Mida tähendab siis turul korrelatsioon? See tähendab, kui mingid instrumendid liiguvad samas suunas. Toome näiteks, korrelatsioonis võiks olla siis euro USA dollar, Inglise nael USA dollar, sellepärast et kui üks liigub ülesse, siis üldjuhul liigub teine ülesse, sest nende vastas on dollar ja dollar liigub alla. Euro USA dollar praegult minu prognoosi järgi võiks hakata edasi üles liikuma. Siin on väike võimalus, et see korrektsioon siin on, tuleb veel natuke allapoole, mis ei pruugi muidugi juhtuda ja järgmine impulss jalg ülesse. See tähendab seda, et dollar kukub oluliselt madalamale ja sellega seoses, nagu me teame, siis on ka nafta hind dollariga seotud, ehk siis nafta on dollaris hinnastatud ülemaailmselt. Korraks vaadata üle ka tegelikult õligraafiku, aga üleüldiselt ma olen juba seda eelnevates videodes rääkinud ka, et nafta hind läheb väga kalliks. Ma ennustan isegi seal 350 kuni 400 dollarit barrel, mis võiks meie jaoks siis bensujaamades tähendada ka selline 3-4 euri, 3,50 liiter. Selle informatsiooniga võib igaüks peale hakata, mis ta iganes soovib. See ei ole garantii, see on minu isiklik nägemus, baseerudes siis tehnilisele analüüsile. Järgmisena võtan ette USA õli ehk siis toornafta hinna. Ja mul on praegu konkreetselt makropilt ees, mis näitab siis meile suures pildis sellist graafikut. Nagu me näeme seal graafiku pealt, siis nafta kõige kõrgem hind on olnud siin 148. See oli siis aasta 2008 august, peale mida siis nafta hind kukkus. Ta kukkus koos ilmselt aktsiate ja indeksitega ja võib-olla ka kinnisvaraga ehk kogu börs kukkus, sest majandus aeglustus. Aga kui praegu inimesed ootavad mingisugust turu kokkuvarisemist, nagu oli aastal 2008, siis ütlen ausalt, mina seda ei näe. Näen hoopis seda, et me läheme palju kõrgemale, meil tuleb inflatsiooni järgmine nii-öelda laine, mis tähendab siis seda, et meil tulevad oluliselt kallimad hinnad. Ma ei hakka pikemalt nendesse põhjustesse minema, aga fakt on see, et graafik ütleb ühte. Kui meil oli nafta hinnaga siit algusest peale impulssi ülesse, siis peale seda on meil toimunud nafta hinnaga suurem korrektsioon. See korrektsioon on siin, mis tähendab seda, et see võiks olla kas siis neljas või teine laine, ma eeldan, et see on võib-olla teine laine, mis tähendab seda, et me projekteerime selle impulsi suhtes järgmise kõrguse. See käib siis niimoodi. Võtan Fibonacci laienduse, panen selle nulli, fikseerin siin tipus ära ja tõmban selle alla tagasi. Ja see on lihtne meetod. Ja see annab meile siis ülesse poole erinevad laiendused. Näeme siis need laiendustasemed on tegelikult see kõige viimane isegi 6,85%. Ma ei ütleks või ei eeldaks, et see nüüd nii kõrgele võiks minna. Aga kui meil on tegemist näiteks kolmanda lainega, siis seesama 618 kordus võiks olla minimaalne. Ja nagu me näeme, siis selle juures on nafta hind
387. Et siit ma võtangi tegelikult selle prognoosi, selle nii-öelda sihtmärgi. Aga ei ole ka välistatud see, et me saame veel kõvema tõusu ja nafta hind läheb 634 peale, mis on vähem tõenäoline, aga alati võimalik. Aga ma jääksin pigem siis konservatiivseks ja jääksin praegu siis selle taseme peale, et 388 või isegi 400, ta võib 400 vabalt ära tulla. Et see võiks olla siis selline uus nafta kõrgem hind ja võib-olla siis peale seda saame siis jälle järgmise korrektsiooni, mis siis tähendab hinna stabiliseerumist, ehk siis me hakkame elama selle kõrgema hinna järgi. Nagu me elasime siin. Kui see kõrgem hind ära tuli, siis toimus selline üles-alla liikumine siin selle vahe sees, ehk siis selle vahepealse hinna ja kõrge hinna sees. Järgmisena vaatame üle Bitcoini, sest see pakub ilmselt kõigile noortele ja krüptohuvilistele kõige rohkem huvi. Arvamusi ja analüüsi on erinevaid. On neid, kes ütlevad, et Bitcoin on juba oma põhja teinud ja hakkab nüüd üles minema ja on neid, kes arvavad, et Bitcoin läheb oluliselt veel allapoole. Kes ütleb 10 000, kes ütleb 30 000, kes ütleb 50 000. Aga vaatame, mida graafik räägib. See on makropilt. See tähendab seda, et praegult on meil siin kõik Bitcoini informatsioon, mis on aegade algusest, ehk siis 2010 aastast, kui me näeme, hakkas Bitcoin tulema ja järjest volatiilsemaks on ta läinud, järjest rohkem raha on sinna liikunud. Kuna ma räägin korrelatsioonist ja vaatan ka Ethereumit, siis sellel põhjusel ma eeldan, et Ethereum ja Bitcoin jälgivad sama mustrit. Aga Bitcoin on siis oma nii-öelda B-laine ehk siis korrektsiooni teise laine viinud sellest tipust kõrgemale. See minu põhisüntees praegu, mida ma arvan, et siin toimub ja sellega seoses jällegi ma teeksin siia üles joone, mis ühendab need tipud ja kopeeriksin selle paralleelse joone siia alla põhjadele. Ja sellega me võime ju näha, et tegelikult see sama alla liikumine on tulnud selle sama kanali põhja ja peaaegu seda katsunud. Ta ei ole päris seda katsunud, aga ta on siin lähedal, põhimõtteliselt on selle juures ära. Et siin tekib küsimus, et kas on võimalik, et Bitcoin on tõesti hakanud nüüd üles liikuma ja selle jaoks seda siis aru saada, on mul vaja lihtsalt tehnilise analüüsi teadmisi. Ja üks asi, millest me ei saa üle ega ümber, on muidugi Ellioti laineteooria, mis on natukene raskem õppida ja nõuab rohkem aega, aga neile, keda see huvitab, ma räägin. Kui meil on tegemist running flat korrektsiooniga, seda, et see B-laine läheb siia ülesse, siis see C-laine on viimane asi, mida meil on vaja välja selgitada. Ja seda me siis teemegi. Ma olen seda juba eelmises videos samamoodi rääkinud, et sai tehtud juttu sellest 75 000, mis oli siis kõrgem hind. Täpselt seda turg ka testis. 75 000 on siin. Selle taseme ma sain ju tegelikult siit samast minevikust, ehk siis sellest kohast, kus hind murdis neid tippe ja pärast testis siia tagasi. Ja nagu me näeme, siis nüüd on see hind tulnud uuesti lõikanud seda sama vastupanu taset ja siit saanud müügi. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kas me läheme veel allapoole, meil on ees väga tugev toetustase, seesama joon, millest me ennem rääkisin, või me läheme hoopis ülesse ja suudame selle taseme siis ära võtta ja sealt mööda minna. Seda, kumb siin juhtub, keegi niikuinii ei tea, aga baseerudes siis Ellioti laineteooriale, ma lähen, vaatan seda kogu lainet, mis siin on olnud ja ma ise näen sellist asja. Kui ma loen need lained kokku, siis ma alustaksin siin ülevalt, eks ole, 1, 2, 3, 4,
ja ma paneksin selle viiend siia, selle koha peale. ja miks ma kaldun nüüd seda teooriat arvama? sellepärast, et kui meil on selline viielaineline impulss, siis kui siin on viimane 5. laine, siis miks selle viimase 5. laine 4. laine kestab nii kaua? See kestab juba peaaegu sama kaua kui selle põhilaine 4. laine. Et see paneb mind natukene kahtlema selles, et see hind läheb allapoole. Ja kui me nüüd seda asja natukene lähemalt vaatame, siis ma loen ka selle viimase impulsi ehk siis selle C-laine lõpufaasi lained kokku. Ma saan siit 1, 2, 3, tugev 3 on ju. Ja ma eeldan, et siin on 4 ja see 5 tuli siia. Ehk kui see hind oleks nüüd läinud siit sellest punktist allapoole, siis ta oleks saanud selle teha. Aga ma näen seda, et siin lõppes ära ja nüüd me oleme jällegi midagi, siin on toimunud midagi uut. Ma arvan, et siin ehitub üles uus ülesminek. Ja vaadake seda. See algab ABC mustriga. Ma teen siia joone, et näidata teile, kus lõppes viimane C-laine faas, ehk siis see viimane väike tüksid, see on failinud 5. laine, ehk ta ei suutnud isegi allapoole minna, kui see 3. laine põhi, see näeb seda, et ta jäi väga väike. Ja võt see koht on see, kus paljud kauplejad ja isegi analüütikud ja professionaalid võivad eksida. Aga praegult informatsioon ja graafik näitab meile seda, et siin on tekkinud uus ABC. Siin on B-laine ja A algab siit peale 5. laine põhja. Ehk siis me võime praegu väga agressiivselt üles liikuda. Ja ma näitan kohe, kus on see target. See ABC muster saaks siis siin valmis. Ja kui see hind sulgub, pange tähele, see on 75 000 kohal, see on juba kõrgemalt. Siis see põhimõtteliselt annab tõend sellest, et Bitcoini põhi on käes. Ja põhi on juba ära olnud. See ei ole 100% garanteeritud, aga see tõenäosus on rohkem kui 50%. Ma pakuks, et see tõenäosus on kuskil 75%, et Bitcoin on juba põhja teinud. Ja praegu väga paljud tänu sellele sõjale ja kõigele on väga pessimistlikud ja ootavad, et Bitcoin hind kuhuks veel, et seda osta. Aga jällegi võin tähelepanu, et see, mis on üldsuse arvamus, on tavaliselt tegelikult vale, et tihti tuleb minna tegelikult vastu masse, vastu üldsust, vastu uudiseid. Ja see on pigem see, mis on tõde. Ja kui me saame nüüd siit agressiivse liikumine siia, siis see tähendab seda, et see ongi C-laine, mis võiks siis anda meile selle ABC kokku. Ja siis on küsimus, et kas selle C-laine vastu tuleb siia selline väike ABC, mis siis on teine laine. Ja peale seda me saame siis tugeva üles liikumise edasi, mis viib siis Bitcoini ja muude krüptode hinda palju kõrgemale. Ja see seletaks muidugi ka euro osa dollari tõusu, sest nad on ju tegelikult ikkagi korrelatsioonis. Ja mis puudutab aktsiaturge ja S&P indeksit, ma jõuan ka kohe selle juurde. Ja siin on siis SPX ehk siis S&P, see on USA aktsiaindeks, mis kaalutleb siis 7 suuremat giganti, mis iganes seal on, Apple ja nii edasi. Aga selle juures ma pikemalt ei peatuks, ma räägiks tehnilisest analüüsist. Ja mida ma siin näen? Kõik jällegi ootavad suurt crash'i, et see turg on nüüd üles, võtaks isegi tegelikult selle lahti, see on futures market ehk siis see kaupleb kogu aeg, mitte ainult USA aegadel. Ja paljud siin ootavad, et tugev crash algab, aga nagu me näeme, siis tegelikult ega siin praegu väga suurt crash'i pole olnud. Turg on sellises seisus ja seda alla liikumist on tegelikult siit ootasin.
ma arvasin, et see tuleb natuke kaugemale, kui ma panen Fibonacci peale, siis me olemegi, näed, 23% juures, mis on aktsiaturu suhtes tegelikult täiesti okei. Valuutade puhul ma seda ei eelda, ma eeldan valuutade puhul pigem seda 38%, aga kui on tugev ülestrend, mis euro USA dollari puhul võib olla tõsi, siis tähendab seda, et seal see 30 või 23% võis olla täiesti okei. Ja siin on jällegi seesama korrektsioon, meil on impulss, sama lugu, mis on teiste klasside peal, lihtsalt erinevad mustrid. meil on siis impulss, ma märgin selle ära siitsamast alt, siia, meil on A-laine, siin on B-laine, selline üpris segane. B-lained ongi segased, neid on väga raske tuvastada, nende lõppu on väga raske määrata, millal nad lõpevad, nad on ajaliselt väga keerulised. et B-lainete sees tegelikult kauplemine on üldiselt mitte soovitatav. aga siis tuleb see crash nii-öelda, ehk C-laine. ja ajalooliselt me oleme näinud, et need crash'id on tegelikult tavaliselt need kohad, kus turg pöördub. sest siis saab see korrektsioon valmis. ja väga lihtne. siin on siis see korrektsioon ABC. ja trend võib jätkuda. et kui aktsiaturg on ka oma korrektsiooni lõpetanud, siis on suur tõenäosus, et seda on teinud ka Bitcoin, Ethereum ja muud sellised instrumendid. ja midagi muud, ma ootan siit järgmist ülesliikumist, mis viiks selle turu oluliselt kõrgemale. ja mida ma tahan veel öelda, et ükskord saab see pidu läbi. et need hinnad tõusevad, turud liiguvad, sõjad käivad, aga ma arvan, et see pidu ei kesta väga kaua enam. et ma usun, et me oleme viimases faasis, me saame siit ühe ülesliikumise ja siis me saame selle 4. laine korrektsiooni, mis võiks olla isegi natuke pikem. siis tuleb meil viimane tõus, ma ei kujuta ette, kui kaua see kesta võib. ja see lõpetab siis selle kogu tõusu sajandi nii-öelda mustri, peale mida me võime siis saada pika karuturu näiteks. sest kui me hakkame korrekteerima siis kogu selle tõusu, kui me seda vaatame, siis meil ei ole tegelikult olnud selle aktsiaturu ralli kohta ühtegi niisugust tõsisemat korrektsiooni, aga ma ei kujuta ette, mis selle vallandab või. et ma ei usu, et see on nagu crash, et see on nagu turu kokkukukkumine, aga ma arvan, et see on lihtsalt esialgu niisugune vaikne alla liikumine, hinnad taastuvad. kui alla, ma ei oska täpselt öelda. siis meil tuleb pikk B-laine ja siis meil tuleb see crash. ja mis tähendab siis, et see valmistab siis ette selle järgmise tõusu. aga ma ütlen, et kui me vaatame siit alt seda aega, mis see kõik aega võib võtta, siis ma usun seda, et mina oma elu jooksul seda järgmist tippu enam ei näe. aga selle jutu moraal võiks olla see, et mis saab siis investeerimisest. nüüd see hinnad nii järsult nii kõrgele lähevad. investeerida võib, kui sul on näiteks dividenditulu või mõni muu passiivne võlakirjade tulusus, aga kui sa tahad hinnaga, ütleme, et oma aktsiaid hiljem kallimalt müüa ja ostad siin kõrgel, siis see võib küll jääda ainult unistuseks. aga ma usun, et 2-3 kuni 5 aastat on selle tõusu, võib-olla veel, võib-olla vähem, siis see lõpp läheb suhteliselt kiiresti. Seda nimetatakse market melt-up'iks, mis tähendab seda, et turg sulab üles, hind sulab kõrgele ja siis ta hakkab lõpuks stabiliseeruma. tänane video sai omajagu pikk, mul on 22 minutit siin rääkinud. loodan, et see kuulamine ei ole väga raske ja see info, mis ma räägin, on kellelegi kasuks. kui see on nii ja sulle see video meeldib, sa võid panna like'i sellele videole, sa võid mind kanalit jälgida, et sa oleksid kursis, kui ma järgmise video panen. aga enne veel, kui ma lõpetan, ma läheksin siis, vaataksin ka Ethereumit. ja samamoodi Ethereum'iga
vaatame siis makropilti. Makropilt on üks kõige võimsamaid pilte ja just seetõttu, et ta annab meile suure pildi, ta annab meile suure mustri. Ja iga laine analüütik, kes on kogenud ja teab, mida turg räägib, võib öelda, et meil on tegemist suure korrektsiooniga, mis on kestnud aastast 2021. Krüpto ei ole tegelikult sellest ajast ju tegelikult kõrgemale läinud. Me vaatame Ethereumit. Aga mida see sama muster meile ütleb? Peale impulssi suur korrektsioon tähendab üldjuhul seda, et meil tuleb järgmine impulss. Ehk siis need, kes on olnud kannatlikud ja on oma nii-öelda liiskude juurde jäänud, võivad näha järgmist suur korrektsiooni, mis ma eeldan, et on siis kolmas laine ja ma projekteeriksin selle kolmanda laine, võtan Ethereumi nulli ja siis selle tipu projekteerin selle ära, vaatan. Ma tõmbasin selle noole tegelikult väga täpselt, kui näeme siis, ma arvan, et see miinimumtase võiks olla see 2618, aga ei ole ka välistatud, et siit tuleb midagi veel võimsamat ja ta lööb selle asja palju kõrgemale, mida ma muidugi ei usu või on vähem tõenäoline, aga sellegipoolest eriti krüptoturul, eriti Bitcoinide Ethereumidega, siis seal on nii vähe kapitali sees tegelikult maailma mastaapi vaadates. On väga võimalik, et me saame ka selle 427 20 000. Aga kui me saame selle 2618, siis me jälgime samal ajal ka teisi turge ja me leiame kuskil tõendeid, et see trend on lõppenud. Ja selleks korraks ongi nii. Tänan kuulamast ja kohtume järgmises videos. Kõike head!